Tere! Käes on kevad ja vaatamata eriolukorrale on Sisekaitseakadeemias alanud vastuvõtt päästekorraldaja erialale. Kui sa ei tea, kes on päästekorraldaja, siis see on see inimene, kes vastab sinu kõnele siis, kui oled valinud numbri 112. Seisame siin Häirekeskuse peamaja ees, kus igapäevaselt töötab Häirekeskuse Põhjakeskus. Lähme neile täna külla ja vaatame, kuidas nad siin toimetavad. Häirekeskus vastab aastas miljonile kõnele. Neist pooltel juhtudel saadetakse appi politsei, pääste või kiirabi. Kõige enam vajavad inimesed abi oma tervisemuredega. Tere, Anneliis! Tere! Räägi meile natukene, kes sina oled ja mis tööd sa siin Põhjakeskuses teed? Mina olen Põhjakeskuse juhataja. Põhjakeskus on Häirekeskuse 4 keskusest kõige suurem. Aga et teada saada, mis me siin teeme, lähme vaatame. Põhjakeskuses töötab üle 30 päästekorraldaja. Kiire töö vahelt tuleb kindlasti võtta aeg-ajalt ka puhkepausi ja selleks on siin võimalused loodud, et kolleegidega koos kohvi juua või ühiselt lõunat süüa. Oleme jõudnud selle maja kõige tähtsamasse ruumi. Siin aitavad päästekorraldaja tööpäeva ringselt abivajajaid. Lähme räägime päästekorraldajatega. Ja mind on alati huvitanud siseturvalisuse valdkond. Mul oli unistus õppida Sisekaitseakadeemias ning otsustasin anda oma paberid sisse sinna kui politsei ja päästekorraldaja erialale. Eelmisel aastal kevadel toimunud avatud ustepäevad ja mina tulin ja mulle väga meeldinud ja mul tuli see tunne, et see on minu töö ja see on koht, kuhu ma tahan olla. On rakendada oma tugevaid oskusi, oskus kuulata ning oskus aidata. Kriitilistel momentidel, kui inimesed helistavad 112, et ma saan neile toeks olla. Mulle meeldivad inimesed, kellega ma teen tööd. Ma olen uhke, et töötan riigiasutuses ning saan anda oma panuse sellega Eesti siseturvalisuse tagamisse. Päästekorraldajana tööd tehes on sul võimalik iga päev head teha. No kõige tähtsamalt loomulikult keeled. Eesti, vene, inglise keeled, nad peavad need hästi teadma, et kiiresti saada aru, mis toimub ja kiiresti saada abi. Kui on soov tulla päästekorraldajaks, kõige tähtsam on ikkagi soov aidata inimesena. Et peab olema suur soov aidata inimest ja ole valmis töötada nii öösel kui ka päeval. Mul on hea meel, et tunned huvi päästekorraldaja töö vastu. Päästekorraldajal on ühiskonnas täita väga oluline roll. Ootame Häirekeskuse perega liituma neid inimesi, kelle südameasjaks on teiste inimeste abistamine. Esita avaldus päästekorraldaja erialal õppima asumiseks Sisekaitseakadeemia kodulehel juba täna.